No ühesõnaga turniir, ütlen kohe algatuseks ära, täitis kindlasti oma eesmärgi ja seda võib-olla nagu sellel põhjusel, et kui tavaliselt vigastused on nagu kahjulikud kõikidele võistkondadele, siis seekord olid nagu nii halb asi vigastus meie jaoks kasulik, ehk siis ütleme, võin julgelt väita, kuni 4 põhimängijat jäid nagu sellest turniirist eemale, kes tegelikult peaksid põhirolli mängima EM-il, siis oli ideaalne võimalus just nagu proovida teisi mehi ja vaadata, kas nagu teised mängumehed suudavad nüüd selle rolli nagu enda peale võtta. Mis mängudesse puutub, siis saime 2 lihtsamat mängu, 2 väga rasket mängu Sloveenia ja Serbiaga ja ühe, ütleme siis sellise enda tasemel võistkonnaga ehk Taaniga. No. Või no, ma julgen öelda, et me oleme ikka neist paremad, aga selles mõttes, et nad ei ole eeldatavalt meist vähemalt tugevamad. Et igati kasulik turniir oli, et lihtsalt tagantjärgi nagu, mis ta tahaks nagu öelda, et kahju on, kuigi nagu EKL, Eesti Korvpalliliit on siis sellel hooajal U18 koondisel juba 3. rahvusvahelise turniiri andnud, suur tänu neile selle eest, aga nagu kuidagi on vaja leida nüüd rohkem selle tasemelisi mänge sellistele poistele. Kui täna koondis käib küll 3 turniiril, aga see tähendab ikkagi 15-20 poissi, kes saavad tunda, mis tähendab mängida Serbia ja Sloveenia vastu, Venemaa vastu, Ukraina vastu. Et kuidas nagu leida rohkem võimalusi, et siukseid mänge saaks suurem hulk poisse. Et see on nagu siuke harjumuse küsimus, et mulle tundub, et väga paljud mängijad ei ole harjunud mängima sellise tempoga, sellise agressiivsuse vastu, sellise kiirusega, et kõik käib nagu vähe teisel tasemel. Ja teine asi, mis selle turniiriga mulle nagu suurt muret tekitas, oli see, et viimaseks päevaks vist võis ühega näppudel üles lugeda niinimetatud terved poisid. Ehk see järjekordne nagu hea näide, et kus EM-il tuleb näiteks mängida 9 mängu 11 päevaga, siin turniiril tuli nüüd mängida 3 päevaga 5 mängu, et poisid kipuvad lagunema, eesti keeles öeldes, et kas siis vanad vigastused on välja ravimata korralikult, kas on koormused liiga suured, treenitakse valesti, raske öelda, see on nagu analüüsi koht, ka eelmine aasta U18 koondisel olid tegelikult samad probleemid, et see on koht, millega tuleks nagu tõsiselt tegeleda, et see on asi, mis mulle täna isegi rohkem hirmu tekitab, kui need vanad mured, et me oleme lühemad ja nõrgemad, et ma ei tahaksin nagu sellel teemal peatuda, et just see, et me kuidagi ei kesta või kipume lagunema niisuguse hästi intensiivse turniiri käigus. Võistkonnal juhtub, eks niisugused morsfasoore ikka juhtub, kui sa kukud teise jala peale, väänad välja, aga siin on, kui siin nagu järjest kõige väiksema nõksu peale juba hüppeliiges paiste läheb ja seljad lähevad haigeks ja igalt muud kohad on valusad, et siis tuleks nagu seda olukorda analüüsida. Minul on väga raske öelda, millest mina saan rääkida nendest poistest, keda ma igapäev treeni, et koondise poisse ma igapäev ei treeni, et nagu ma ütlesin, et siin tuleb võib-olla rääkida vähe targemate inimestega, küsida koduklubi treenerite käest, et kas on mänge liiga palju, kas ei puhata korralikult, kas on toitumine, eks kõik need asjad kokku siis selle probleemi tekitavadki. Raske küsimus siin. Kunagi ei ole olukord lootusetu selles mõttes, et eks tuleb mängida nendega, kes on ja see aasta me saame oluliselt rohkem ka treeningpäevas enne EM-i kui eelmisel aastal ja mina nagu selles mõttes, igal vanusel on omad plussid ja miinused, Eesti on nii väike, et ühel aastal on võib-olla head pikemad poisid, teisel aastatel võib-olla head lühemad poisid, et eks tuleb mängida nendega, kellega, kes on ja arvestades terve Euroopa korvpallitaset, siis on loomulikult raske loota, et me sealt nüüd B-divisionist A-divisjoni tõuseme, aga ise loodan küll, et kerge vastane me küll kellelgi ei ole.